What you doing? Krakow. Krakow. Tere tulemast Ironman 70,3 Krakowi vlogi. Mis see valge lipp annab punalist lippu, et saab lubatud õudana. Ju siis. Siin toimub võistluspäeva ujumine. Kuidas on vesi? Kuidas vesi on? 23 ma ütleks. Tegelikult ma ei tea. Suel. Siis on 20. Ja Gert paneb ikka ka lipsud selga. Sinine vesi. Wow. Kõik on näha. Kõik on näha. Tee paar tõmmet ka siis nüüd. No näete. Mõnus vesi on siin. Oh, ikka väga mõnus vesi on. Ikka nagu, noh. Ideaalne, läbipaistev, mõnus, kiire vesi. Ja räägi, mida huvitavat nägid veel seal, sealpool vee all? Vee all oli vana arvutikast. Aga mis sa arvutiga teeksid? Sülitaksin, teeksin kai. Okay. Et jah, siin vee sügavus pidi olema, kõige sügavam koht pidi olema vist kuni 21 meetrit. Vesi on täiesti läbipaistev, ülisügav. Ja siin põhjas pidi olema igasugused asjad sukeldujatele. Isegi lennuk pidi siin põhjas kuskil olema. Koos luukeredega, aga mitte päris luukeredega, vaid mänguluukeredega, et põnevust tekitada. Päris äge koht. Aga jah, ilus. Ilus. Aitäh! Aitäh teile! Õues kohisega tuud sulle kõru hommikut. Sa ei suuda nikikuud, hoopis mingit muusikut. Nii, me oleme siis Krakowis ja täna on meil neljapäev. Kristo ja Gert tulid siia tublisti ja tõid kohale bussiga 7 ratast. Üks neist siis minu võistlusratas ka ja sellega ma võistlen pühapäeval Ironman 70,3 Krakowil. Ja nüüd me olemegi siin teinud aega parajaks, sest et ööbimispaika check-in on alles kell 4. Kell on praegu 2. Ja me käisime vahepeal siis võistluspaigas ujumas. Ja siis me käisime söömas ja poes ja siis me parkisime auto enda ööbimispaiga juurde. Meil läks väga joppas. Me saime nagu maja ette oma suure bussi pandud. Eks näis kas trahvita või trahviga. Parkime panime, sellest ei tohiks saada. Kui on jälle, et oi, et olete näoga sõidusuuna vastu, vaata. Ja Rootsis me saime trahvi, sest meil auto oli valet pidi pargitud tänava peal. Aga jah, nüüd me siin jalutame, avastame linna, vaatame ka juba siin T2 nägime, jooksurada natukene. Praegu liigumegi üles finiši ja Expo, kus on siis ala. Aga no veel üleval ei ole, alles see on homme üleval. Nagu poolakad ikka viimasel hetkel pannakse kõik asjad püsti. Tegelikult nad on suht osavad selles suhtes, et meie vaatame, et veider, aga tegelikult päris kiirelt panevad asjad siin liikuma. Krakowi linna kohta ma ei oskagi praegu veel midagi öelda, peaks guugeldama natuke.
midagi on siin tegemist selle me teame. draakoniga. Et jah, draakoniga on siin teema ja on ka... Siin on soola mingi soolatehas või mingi muuseum. Kaevandus või muuseum. Mingi kaevandus, kus sa saad maa alla minna. Siin on ikka väga palju linde. Üks linnuke on siin samas. Ma räägin, et mul on siuke ülihea slogan. Selleks, et võita, pead sa võitma. Pumm! Ja kui sa ei võida, siis võidab keegi teine. Hommikust. Täna on reede, 1. august ja me lähme rattatrenni. Kell on 9.25 ja pärast rattatrenni lähme ujuma. Good morning, my neighbors. Good morning. Meie kodu on kuskil seal kõrgel, 4. korrus vist. Annab tassida, lifti pole, puidustrepid, libedad. Libedad ja kulund. Väga kulund. Minu piist on siin, Gerdi piist on siin ja Kristo tuleb maastikurattaga. Kuidas on siis Poolas sõita teedel? Ilge nikerdamine. Ilge nikerdamine. Sealt ta tuleb. Champion! Ka tagant sisse ka või? Rattarada on siin. Sinna ei saa. Päris hea. Kaugelt läheb tõus. Ja sinna taha läheb. Aga jah, võistlusrajal sõita ei saa. Autoteed, kiirteed. Saad ikka, aga lihtsalt siis selle järgneb lihtsalt trahv, sest see on kiirtee või noh. Ratastega ei tohi. Aga pärast võib-olla sõidame autoga natukene. Et vaadata paremini. Aga noh, kerime nüüd siis koju tagasi. Suht aeglane meil see liikumine siin. Vaevaline. Fooridega ja nikerdamine. Et ujumise start on seal all, ujumise finiš on ka seal all ja siis tuleb siit tõusust üles joosta, et saada vahetusalasse. Nii et saab olema päris mõnus. Tõmbad ujumas ennast pilvasteks ära, siis jooks tuleb päris vaevaline siit ülesse. Yummy, yummy. Jam, jam. Jam, jam. Päris hea järts on.
ja siis siit sisse ja siis saadki numbri kätte. No näete, mis numbri sa said? 103. Millest numbrid hakkavad, mis numbrist? 101-st. Sa oled mingi proff või? Jaa. Ja finiš ongi siin, näed, siin taga. Jah, ja ongi. Ongi tehtud see asi. Mul on särk ka juba kotis. Ja siis siit täiesti ongi uuel ringile juba minek. Ja kas tuled finišisse või lähed uuel ringile ja 3 ringi on kokku ja... Selline kott siis on. Palju maksis? Tegelikult ostsid kotti ju, maksid osaluse eest. Ma ei mäleta enam. See oli ammu. Oi, see on siin Gerdi asi. Nii, mis ma siis sain? No hakkame pihta. Vaatame, mis ma sain ongi. Kõik. Number 103. See on mingi hea number, või? Jaa, see on Prode kõrval. Vannabi bro. Bro ütles. Vaata kui huvitav see on. No, ma ei tea, jälle päris hea kvaliteet, ma ütleks. Kile. Otšerid. Punane müts. Oo. Saab jooma minna. Oo, see on see sool, mida siin kaevandatakse. Väga äge. Midagi kohalikku ka. Väga vahva. Nii, siis ma sain juba finisheri särgi, et põhimõtteliselt selle järgi siia tavaliselt tullakse, et ei peagi nagu rajale minema. Nii. Särk on siis selline. See on ikka huvitav, et nüüd finisheri särk on Mingil võistlusel anti minu meelest veel meile kunagi. Jönköpingus. Jah. Aga kas seal oli finisher või? Vist oli äkki? Oli ikka vist, jah. Siis on meil need transition kotid. Oota, kui suur see positpäev. Lõpuks ometi. Saad seljakotis. Saad seljakoti panna normaalselt kilekoti sisse. See on küll äge. Kui milleski on, et poolak on ikkagi head tööd ka teinud. Mõni asi muutub. Kiip on siin sees. Ja siis aga jah, ma olen see aasta, pean ikkagi näitama, ma olen avakuld. Kas selle paned nüüd endale sinna võtme külge, selle avaselle? Selle kleebin ratta külge, et ma olen lõpuks kuld. Ma iga aasta nüüd siuke hõbe olnud vist. Ühe korra olen... Pronks ka oled olnud. Pronks olen olnud, jah. Kuld pole olnud. Jah, kuld ma Mina olen ka näiteks kuld, aga ma ühtegi võistlust ei tee see aasta, nii et päris hea. Ühtegi Ironmani ja poolpikka ma ei tee, nii et... Ja siis ma ostsin sokke, teate, need on ülilahedad ja head sokid. Päriselt. Kristo ostis ka sokke. Ta ostis veits igavamad, vaata. Aga need on parimad võistlussokid. Ausalt. Mountain bike wear, need õhukesed, need nagu triibuga sokid. Ja nad lähevad hästi kergelt, lähevad jalga ka, vaata, vahetusalas, et mõnus. Ja, et soovitame, need on need sokid, milles võistelda. Ja need on üldse head nagu jooksusokid tegelikult, kuigi need on nagu rattasõiduks mõeldud. Aga need on parimad jooksusokid, mida... Ütleme parimad Ironmani sokid ka, sest need on head õhukesed ja hingavad. Et mul on need kaasas võistlemiseks ka. Sul on roosat värvi. Aga mina pidin sellepärast ostma, sest need mustad metsatriatlonil läksid katki, oks tõmbas siia augu sisse, siis need valged ma panin jooksmaks, need läksid ka, tuli auk sisse ja nüüd ma Ironmanil, Otepää triatlonil võistlesin nende valgetega, nüüd nad läksid veel rohkem katki ja siis ma mõtlesin, ma pean endale uued sokid, sellest mul on ju, mina lähen ikkagist ju X-terale võistlema ja siin on sokki vaja.
aga see müts, sellega sa oled sihtmärk ujumas. Jah, seda ei pane. Seda pigem ei pane. Sest... Aga... Ja no muidugi, Anette nägi roosat, midagi roosat, siis ta pidi selle ju ostma. Ei, meil on vähe neid, numbrikumme on vähe, nii et... Aga see on hea, see on peenike ja siuke... Ja see on roosa. Ja siin ei ole ühtegi kirja peal, mis mulle meeldib. Viimased kõik, mis me oleme ostnud, on ikkagi olnud mingite logodega või asjadega, mingitelt tundmatutelt firmadelt, keda me põhimõtteliselt siis promome ju tegelikult. Aga noh, nüüd siis selline vee, millega ma pühapäeval starti lähen. Aga seda ma kannan ainult jooksurajal, sest siin Poolas ei pea rattarajale numbrit panema. Sest et su ratta küljes ju juba on number. Võt, aga oligi kõik kogu haul. Aitäh! Tere hommikust! Meil on laupäev, 2. august ja kell on 11.17. Hommikusöök on ammu söödud, väike pikutus tehtud, ilm on ilus, me läheme jooksma ja me avastasime just, et majas on lift. Aga 3 venda tassisid oma rasked kotid ja rattad tassisid lihtsalt mööda treppe. Sinna kõige ülesse. Oi jah. Võistlusrajal või? Jah. Ja nüüd hakkab lõpud, siis ütleme nii, et lõputõus. Lõputõus. Läheb laugelt niimoodi, kerib, pikalt kerib. Tuled sealt rattaga, siis keerasid vasakule, hüppad maha siin kuskil, ma ei tea, kus see joon on. Ja siis Anette ratas on kohe, näed siin, kus on 100. Tal on 103, näed. Siis tal on väga lihtne panna ratas ära. Ja siis jookseb sealt tagant ringiga, Siis jookseb sealt tagant ringiga oma koti juurde ja sealt, kus on siis rann, sealt alustab siis jooksu. Jookseb sealt äärest ja jooksebki juba siis vanalinna. Loodan, maitseb hästi. Jaa, see on siis käsitsi tehtud selles juustu keras pasta. Jami, proovime ära. No. No ikka päris hea koha peal. Kui ratta peale hüppad sealt ja rattad on siin ja prooderattad on siin. Nii et... Väga nice. Ma ei pea üldse rattaga jooksma. Et sul ongi vaja ainult kiirete jalgadega sealt siia joosta. Sealt tuled ujumast välja, jooksed sealt tõusud ülesse ja Nettal on kohe siin ees on talle number, näed, 103, et päris hea koha peal ju, kõik on head, lihtsalt leitavad ja mõnus. Igaks jooks pärast, ma mõtlen veel, jooksukotti lähevad ka sokid, ma mõtlen, kas ma panen. Päris pikk nagu jooks on, et äkki hoiab jalgu.
kott on ka pandud. Nii et ratta panen sinna, tulen siia, siin on kott. Siin samas on pingid. Ja siis me jookseme siit mööda staadionit sinna välja. Seal on jooksma. Täna on nagu mega palav ilm. Homme lubab pilves ilma. Lubab ka äikesteks täis. Nii äge. Nii elevil homse pärast. Tahaks juba vistelda. Tahaks juba tehtud selle asja. Väike puhkus. Ja siis tuleb õhtusöök. Jah. Jah. Naudime praegu lihtsalt lebotamist ja oleme TikTokis. Vana hea, Bolt ikkagist päästab ära päevana. Jah, osad kõnnivad. Annab kõndida hommikul 3 kilomeetrit. Jah. Kiirus on 20 ja ilusti oleme graafikus. Jah, kell saab 7. Jah. Me peamegi nüüd siit vasakule minema. Sala on poole 8-ni avatud. Sinu start on 8.50. Sest nad ei lase kõiki korraga, sellepärast et nad ei mahu ära sinna, sest see on nii väike reservuaar. Ütle veel midagi. Värv on sees, selge. Aga mis pärast? Ei tea. Liiga suured ootused endale. Võib-olla. Aga metsatriatlon tegid hea ujumise, nii et me teame, et vorm on hea või ujumisvorm on hea, nii et seda on vaja nüüd siin ka realiseerida. Aga ja tagasi ei ole vaja midagi hoida, sest see on nii lühike distants, see saab sul 4,5 tunniga saab läbi see sul. Lihtsalt pane ribadeks ja nii on. Tulevad esimesed naised, prood. Näed. Päris hästi. Liigub hästi.
hästi, hästi! Tagas ei ole midagi nüüd hoida. Nüüd täisgaasiga, ainult täisgaasiga. Seitse minutit ja 4. kohaga, see on 3. Hästi läheb, hästi läheb. Kõik on okei, läheb. Anna. Siin ees näeme kohe Anette lemmiktoitu Thank you. pärast võistlust friikad. Friikad trühvli majoneesiga. Second place, representing Estonia, Anett Zuker. Äkki räägi kiirelt, mis juhtus? Mis asi see on sul käes? No läks nii, et tuleb vist veel aasta trenni teha. No tere, siin juba on möödas päris mitu nädalat Ironman 70,3 Krakowi võistlusest. Võtan siis võistluse kokku. Terve suve on mind siis kimbutanud ju jalavigastus ja võib-olla ongi hea, et ma selle lõpuvideoga natukene viivitasin, et nüüd on teada ka päriselt, mis see probleem täpsemalt on. Ehk siis ma sain oma MRT vastuse 2 päeva tagasi ja selgus, et on pöias teise varba juures väsimusmurd, tugev stressreaktsioon. Ehk siis samal jalalabal on mul juba teises kohas väsimusmurd või siis selles mõttes päris murdu seal hetkel veel ei ole, aga seal on tugev reaktsioon, mis eelneks siis korralikule murrule, ehk siis murd on tekkimas ja nüüd on tõesti viimane aeg pidurit tõmmata. Et triatloni võistluste hooaeg on läbi ja kahjuks tuleb praegu jooksule panna stopp peale. Aga Krakowi võistlusest siis ma ei teadnud, mida siis jooksust oodata. Teada oli, et see saab olema väga raske, sest jooksutrenne ma terve suve vältel ei ole saanud normaalselt teha. Ujumisega ma olen terve see hooaeg olnud nagu ülimalt rahul ja seda näitas ka selle võistluse ujumise tulemus, ehk siis ajaks oli 29 minutit midagi peale. Et sellega ma jäin ikka väga rahule, kuna ma pidin ka üpris tagant startisid naised või startisidki viimastena, siis meil oli nagu väga raske ujuda. Me pidime kõikidest ees olevatest ujujatest siis mööduma hakkama. Ehk siis ujumine oli siksak. Kohe kui rattale saime korraliku paduvihma, oli selline äikesevihm
ja kogu tee ujus korralikult, päris ohtlikuks läks olukord ja siis seal laskumistel tuli ikkagi mõnes kohas ka postast välja tulla, sest et minu makskiirus seal selle vihma ja libedusega oli 70 kilomeetrit tunnis. Et tegelikult oli äge, et ma nagu julgen jälle, ma suudan sõita tugevalt, et selles mõttes rattarada oli ikkagi raske, et kui minu meelest võistlusel kirjelduses oli kirjas 800 tõusumeetrit 90 kilomeetri peale, siis minu kompuuter sai ikkagi 1000 kätte. Et see oli ikkagi kogu aeg pidev üles-alla, kogu aeg sai ronida. Ja ikkagi väga palju pidi mööduma, ehk siis oli ka jällegi selle võrra nagu raskem sealt tagant startides, et küll ei teadnud keegi, kus pool teed peab sõitma ja ohtlikke olukordi oli ikkagi nii palju ka, et mina nägin ka, kuidas inimesed olid kukkunud ja röökisid tee ääres, et selliseid asju tuleb ka ette nendel võistlustel. Rattasõit nagu ma veel viimases joogipunktis otsustasin, et haaran pudeli, võtan ka elektrolüütidega jooki ja seda pudelit ma haarasin 3 korda, mis siis, et olin maha võtnud, ma ei saanud kätte normaalselt. Ja pärast pudeli võtmist avastasin, et mul pöial läks nagu järsku siniseks ja siuke kibe valu oli. Ja siis ma Kristot raja ääres nähes ütlesin ka talle, et ma ei tea, kas mul on pöidlaluu murd. Ja seda infot jagas Kristo ka teistele, kes Eestist kaasa elasid. Et siis kodused olid natukene mures, et kas mul päriselt pöial nagu siis murdus kuidagi seal, kas ma kukkusin või mis siis juhtus. Aga ei, tegelikult oli see, et seda pudelit haarates mul ilmselt veresoon lõhkes pöidlas ja see oli nagu ikkagi päevi veel valus ja sinine. Aga siis jõudis kätte aeg minna jooksma. Jooksurada pidi ka väidetavalt flat olema, ehk siis ilma tõusudeta, aga ka profid oma YouTube'i videotes ütlesid, et see päris flatiks nüüd ei saa nagu nimetada, et seal ikkagi olid tõusud igal ringil ja esimene ring oli nagu mul täitsa okei. Ja pärast seda puhas kannatamine, ehk siis keha talubki selle 0 jooksu pealt ikkagi väga lühikest aega seda tempot, mida ma tahaksin hoida. Ehk siis ma ei jäänud jooksuga üldse rahule, aga ega ei saagi jääda, kui trenni ka ei ole teinud ja nii lihtsalt on see hooaeg. Aga kogu aeg oli vist 4:49, kui ma õigesti mäletan. Ja see andis mulle minu vanuseklassis 2. koha. Ja võtsin välja ka MM-i pääsme järgmiseks aastaks. Aga nüüd tuleb tõesti saada jalg korda. Päris jama on nagu, kui mul juba 3. aasta järjest on sama jalalabaga sama probleem. Et see kogu aeg tuleb tagasi. Ma ei teagi, mis seal teha annab nagu. Nüüd praegu ma käingi, saan ravi arsti juures. Ja nüüd tuleb jooks tõesti nagu täielikult nulli tõmmata, et keskendudagi rattasõidule, mis võistlused mul ka nüüd tulemas on. Et siin üle-homme on Red Bulli Tour of Vikings, kus tuleb sõita üle 300 kilomeetri kõraval rattaga. Ja ma olengi nüüd seda harjutanud, kuigi maastikul ma ikka ei tunne ennast päris nagu mina ja maastik ei ole sõbrad vist. Vähemalt veel mitte, aga äkki pärast seda Red Bulli sõitu saame sõpradeks. Aga vaadake, millised teed on, autosid ei ole, saad nautida lihtsalt kruusa peal sõitu. Ja siis sealt edasi peaks olema rattamaraton. Ja mul oli plaan minna oktoobri alguses ka Tartus jooksumaratonile. See on nüüd küll suur küsimärk, et arst praegu ütles, et pigem ei. Aga vaatame, kuidas mu jalg paraneb ja mis sellest hooajast edasi saab.
aga ma loodan, et teile see video meeldis ja kohtumiseni juba järgmises videos. Tšau!